2 nädalat tagasi meie saate Meistrinurgas tegin ma marmorbetoonist ühe sellise kausikese või küünla aluse ning rakise materjalina on siis siin kasutatud ühte plastmasskaussi ja lillkapsast. Aga ükski töö ei ole ju kunagi lõplik ja seepärast ma andsin selle töö või toote edasi oma kolleegile Heli Allikale, kes siin Tallinna Ehituskoolis annab restaureerimise tunde ja restaureerimise üks töö on ka kuldamistöö ja ühe tööprotsessi oled sa juba praegu ära teinud selle juures. Ja selleks, et me saaksime selle õhukese kuldamislehe pinnale kinnitada, on meil vaja kõigepealt pinnale kanda kuldamisliim. Ja see liim peab sõltuvalt nüüd temperatuurist, peab üks tunnikene kuivama. See on spetsiaalne toode? See on spetsiaalne toode ja see on siin nüüd selle serva peale juba kantud pintsliga. Kuldleht, me räägime kullast, nagu süda hakkas tuksuma kõvemini. Kas see on ikka päris ehe kuld või on see nii-öelda nagu töö tegemise kuld? See on nüüd imitatsioonikuld, päris kullaga siin tegemist ei ole. Seda müüakse sellistes raamatutes ja on erinevaid siis toone, nagu siin näha on kullatooni, hõbedat veel ja pronksitooni. Need päris kuld ei ole, aga on ka päris kullalehti. Aga hakkame pinnale kandma siis? Hakkame pinnale kandma, jah. Nii, pinnale kandmiseks ma kasutan ühte sellist kummipinslit, et sellega on nagu hea võtta sükene paras tükk siit murda, ta jääb ilusti siia külge kinni. Nii, ja nüüd ma kannan siis sellele pinnale ja järgmisena ma võtan siis ühe pintsli ja ilusti kinnitan siia silunda pinna külge ja see kullaleheke jääb ainult sinna, kus on meil eelnevalt siis liim kantud. Ja kui meil näiteks jäävad siia väikesed praokesed sisse, siis sellest ei juhtu midagi, sest järgmise tükiga me võime selle jälle üle kanda. Ma nüüd ülekatte kohal ju tegelikult... Ta topelt ei lähe, ta lihtsalt kõik, mis on üle, nagu te näete siin näiteks, ma pühin pärast ära. Ma kuidagi kujutasin ette, et nüüd üli täpne peab olema, aga see kullaleht läheb täpselt sinna, kus on see liim ja näiteks siit, kus ta nüüd lahtine on, sealt pärast pühime tugevama pintsliga ära. Ja kui mul on see pind juba enam vähem, siis natuke veel niisuguse tugeva pintsliga pühin selle lahtise kulla siit ära. Väga huvitavad tööd ja tööde nüansid võivad olla. Ma oskan seda lugu lõpetada ainult mõttega, et selleks, et seda tööd teha ja proovida, tuleb õppida restaureerimist.